Tere tulemast kuulama ja vaatama Miks mitte podcasti 11. episoodi. Oleme jälle tagasi, järjekordne nädal. Kuidas sul läheb, Brenda? Tšau, hästi. Kus sul läheb? Mul läheb ka hästi. Eelmine nädal oli meil külas Liis. Oli väga tore episood. Oli huvitav kellegi teise Austraalia seiklusi ja üldse reisiseiklusi kuulata ja näha. Jaa. Aga Ja nad tegelikult päriselt käisid meil, kui me nüüd ei räägi ainult podcastis, siis kas lõpuks nädal või? Meil käisid päriselt ka külalised siin Griffitis meil kodus, nii et Jaa. meil on tegelikult olnud suht selline hullumeelne 1,5 nädalat töö ja lõbu koos. Kogu aeg käisime, möllasime, tegime ja mängisime mingeid lauamänge ja nii edasi, nii et sellepärast jäi tegelikult vahele ka, või no mitte sellepärast selles Jah. mõttes, aga jah. see mängis oma Jah, osa. et me võtsime hetkes aega rohkem kui see, et lindistame podcasti, on ju. Jah. Nii et Et sellepärast jäi 2 nädalat vahepeal vahele. See Jah. jäi mulle ütlemata. ja eelmine nädal siis Liisi podcastiga oli meil väike tehniline viperus, miks videoformaat teieni ei jõudnud. Ja ma juba kuulsin, et kahju oli kellegil. Ma ei hakka nimesid nimetama selles Aha. mõttes, aga Meil oli ka kahju. meile öeldi, et läks vaatama ja jumala pettunud, et videot ei olnudki. Et teadlikult jättis selle nagu kodus vaatamiseks, et ta ei kuulanud podcasti. Nii et siis läks koju ja sai teada, et videot ei ole. Nii et sorry, meie viga, järgmine kord oleme targemad, kui me kutsume külalise, siis teame, et meil oli õppimise koht siin. Absoluutselt, esimene külaline pooles. tehniliselt poolelt õppimiskoht. Absoluutselt. Aga jah, nüüd see nädal siis lõpuks üle 7 osa või üle 6 osa, ma ei tea, lõpuks naaseme enda Austraalia seikluse juurde. Jah. Meie lugu Vol 4 või? Vol 4. Meie lugu 4, jah. Jah, nii pikka vahet ei tahaks sisse jätta, sest ei mäleta. Nii et kes ei mäleta või ei ole kuulanud, siis tuleb minna 4. episood. Sulgudes meie lugu number 3. 3, aga 4. episood siis nagu numbriliselt. Ja tuleks sealt kuulata ja tegelikult nüüd edaspidi tulevadki meil erinevad teemad, millest me podcastis räägime, aga ka siis tuleb nii-öelda, ma ei taha üldse kutsuda järjejutuks, aga nii-öelda järjejutt, ma ei suuda praegu midagi muud välja mõelda. See on meie lugu, Meie lugu, meie Austraalia lugu. kus siis ongi see, et me siis jah, räägime praegu hetkel, oleme esimese aasta lõpus, on ju, omadega. Ja sealt siis seda tulekski siis kuulata järjest, et kui sa ei ole eelnevalt kuulanud, siis tegelikult sa peaksid minema sinna Spotify'sse või YouTube'i või kust iganes sa vaatad seda ja vaatame siis seda listi, kus taga sulgudes on meie lugu 1, meie lugu 2, meie lugu 3 ja tänane episood on meie lugu 4. Jah. Enam-vähem sellises järjekorras sa võiksid neid kuulata. Ja jah, nagu Brenda ütles, siis eelmise osa lõpus jõudsime siis meie esimese aasta lõpule enam-vähem Austraalias, mis on siis, me tulime väike meeldetuletus, me tulime september 2019, me enam-vähem jõudsime augustisse 2020 oma eelneva jutuga. Nii et ja seal oli väga põnevaid lugusid, mis jäi sinna esimesse aastasse, kus olid need kõige suuremad tulekahjud, kus me võib-olla läksime kohtusse, esimene töökoht, täielik põrgu ja õudus ja nii edasi, nii et sellest esimesest aastast on selliseid väga palju pärle, mis seal eelmistes episoodides on, ja et kindlasti mine kuulama neid, kui sa ei ole veel neid kuulanud. Absoluutselt. Meeldetuletuseks neile veel siis, kes on kuulanud, hetkel me oleme siis Bowenis, mis on Põhja-Queenslandis, Põhja-Austraalias, teist korda nüüd siis. Ja käisime sõpradega paadi peal, minul oli Meile kirjutati ka selle haiguse nimi, mida me ei osanud öelda, vaata, mis siis 2% maamuna inimestel esineb. Jah. Mis see nimi oli? Vertigo. Vertigo. Aga minu arust ma ütlesin ka seda eelmise Okei, vist käis läbi, aga meil oli, et me ei ole päris kindlad. ma ei olnud kindel, jah. Keegi minu arust YouTube'is või kuskil kommenteeris. Ja, see oli, jah. Et temal on ka olnud. Ja temal on mingi eriti hull oli, tal oli mingi 3-4 korda olnud. Minul on ühe korra elus seda juhtunud. Ehk siis, jah, mul ei olnud tasakaalu seal pikka aega ja nautisime oma mõnusat talve
võib öelda, et see oli ka, see oli see esimene Covidi aasta, kus ülejäänud maailm vaikselt järjest läks rohkem lukku ja lukku ja lukku. Muidugi me käisime rannas ja Covidi osa Covidi osa algus siis algas ka meil tegelikult eelmises episoodis, kus maailmas oli. Kas me juba oleme läinud podcasti osa juurde või? Mul on siia algusesse nii palju asju rääkida veel. Vabandust, jah. Mina tahtsin, mul oli... Sujuvalt lihtsalt. Mina hakkasin juba hakkasin juttu rääkima, aga Brenda tahtis teiega jagada veel mõned asjad. Minul on statistika nurk, on ju, halloo, minu lemmik. Jah, nii kaua kui Brenda statistika nurka üles võtab, siis mul on väljas juba, aga räägi. Siis kui keegi tahab ja oskab, ma tunnen, et meie podcastil on vaja tunnusmeloodiat. Me ju lasime ChatGPT-l teha Instagram, jumala lahe oli see. Jumala lahe oli, jah. Aga äkki keegi oskab veel lahedama teha. Jaa. Kunagi ei tea. Ehk siis, ma ei tea, jah, kui keegi on niisugune osav vend, on ju, siis kirjutage meile, joonistage meile. Et tehke meile see jah. Heli algusesse. Jah. Ei saab mingit koostööd teha või mis iganes. Aga statistika nurk. Ma ei mäleta viimati, ma arvan, meil oli mingi 20 riiki või, kui me ette lugesime. Ma siin vahepeal iga episood lugesin ette, sest neid alati tuleb juurde. Nüüd mul ei ole enam õrna aimu ka, mis ma viimati ette lugesin, mis mitte, seega ma loen kõik riigid ette, ärge muretsege. Aga ma võin nii palju öelda, et minu arvates, jah, õige, 31 riiki. 31 riiki. Mis on päris äge, on ju? Mr. Worldwide. Nii, ja ma nüüd siis kiirelt vuristan kõik riigid ette, kus kohas on meie podcasti kuulatud, sest see on lihtsalt minu meelest väga äge. Ja meil on ikka veel tellitud kodus või seal kontoris kapi peal on meil see maailmakaart. Meelest ikka ära kraapinud. Teeme seda see nädalavahetus. Kraabime ära. Hommõtul kraabime. Paneme Instagrami selle issand Really? Asitõendid. Või mida? Story, jah. Asitõendid paneme okay. Instagrami. Nii, homme siis teeme. Aga riigid, kus kohas on meie podcasti kuulatud. Eesti, Austraalia, USA, Soome, Uus-Meremaa, Norra, Iirimaa, Holland, Itaalia, Leedu, Hispaania, Jaapan. Jaapan on minu arust uus. Japanski, seda ei tea küll enne, oleks olnud, jah. Tai, Portugal, Poola, Hongkong, Saksamaa, Slovakkia, Malta on minu meelest uus, Singapur, Vietnam, Venemaa ja Rootsi, minu arust Venemaa ja Rootsi on uued. Ei, Venemaa oli enne ka. Okei. Inglismaa, Türgi, Montenegro, Brasiilia. Brasiil. Bulgaaria, Rumeenia, Luksemburg, mis on väga huvitav, ja Kanada. Kanada ilmselt tuligi nüüd, see on minu arust viimati tulnud, see tuligi nüüd eelmise episoodiga, kus me rääkisime Kanadast, nii et tundub loogiline. Nii et selline äge lugu. Vot, nii et nagu ikka, igas sadamas on vähemalt üks eestlane, nii et järjest laieneme oma podcastiga üle maailma. Ja kuna mina mõtlesin, et nii palju erinevates kohtades, kas siis inimesed käivad reisil või siis nad elavad seal, ei tea, igal juhul nendes riikides on kuulatud podcasti, siis võiks ju olla jube palju ägedaid erinevaid reisilugusid. No, absoluutselt. Või midagi sellist. Nii et kas Hans tahad rääkida? Meil on sponsor. Jah. Miks mitte podcasti esimene sponsoreeritud segment? Ajaloo esimene. Ehk siis meil on imeline sponsor, sponsor Soulehe. Soulehe ehteid võite näha Hansu ja Brenda kätel, kaelas, kõrvades. Absoluutselt igal pool. Ja nüüd on võimalik oma laheda loo eest põhimõtteliselt saada ehteid. Jah, kinkekaardi. Just, nii et kõikide kirjutajate vahel, joonistajate vahel, kes saadavad meile loo brendahansaustraalias@gmail.com ja see võib olla reisilugu, kuna me oleme rääkinud erinevatest kehvadest töökogemustest, esimestest töökogemustest, auto ostmistest, et see võib olla ükskõik millega seonduv lugu
ja me mõtlesime, et siiani me oleme seda justkui välja promonud, et kirjutage enda Austraalia seiklus, mis on väga tore, kirjutage, kui teil on Austraalia seiklus, aga ka kaasata siis kõiki neid teisi inimesi, kes kas siis elavad kuskil mujal välismaal, on ja, et noh, vaadates seda, kas kuskilt mujalt kuulatud või siis reisilugusid, mida naljakat või toredat on reisil juhtunud, ulmet, noh, mis iganes, või siis töölood, et samamoodi Eestist inimesi kaasata, kes ei ole Austraalias käinud, on ja, et lihtsalt mingeid huvitavaid seikasid, et nii-öelda julgustame kirjutama meile ja siis vastutasuks me loosime kõikide kirjutajate vahel välja Soulhe kinkekaardi. $80. Just. Money. Nii et jah, julgustame kõiki enda lugu meile kirjutama ja äkki loosiõnn naeratab sulle ja sa saad hoopis vastutasuks ka Soulhe kinkekaardi, saad oma ägedat lugu jagada, mida meie siin arutleme ja nii edasi, kõik saavad kaasa elada ja samal ajal on võimalus võita kinkekaart. Absoluutselt. Nii et pange kõik kirjad teele kõikidest töödest, reisidest, asjadest ja me väga pikisilmi juba ootame teie kirjasid. Ja millal välja loosime, seda me veel ei ütle. See jääb saladuseks, aga kohe ei loosi, liiga kaua ka ei oota, aga kirjutage. No olgu, kas nüüd võime minna oma episoodi juurde? Mina siin juba tegin natukene vale stardi enne, hakkasin oma lugusid rääkima juba. Jah, meil tähtsad sponsorid mainimata. Siin pärast sponsor vaatab seda podcasti on kuri, et noh, kuidas nüüd nii... Ja kui on keegi, kes ei tea, mis on Soulhe, siis nagu me ütlesime, et ehte bränd. Jah, @soulhe.studio Instagramis, @soulhe Facebookis, @soulhe TikTokis, soulhe.com veebileht. Nii et minge vaatama veebilehele, seal saab minu arust euridesse ka panna, et selles mõttes on bränd on Austraalias. Euroopas peaks automaatselt minema. Okei, noh, eriti hästi siis, ja kui liitud meililistiga, siis esimeselt ostult saad 10% alla ka. Ja mõtle, siis on seal kinkekaart ka veel, on kinkekaart ka, no lihtsalt money tuleb. Money. Nii et täname meie suurt kõige esimest ja sponsorit Soulhe. Ja läheme tänase episoodi juurde. Läheme edasi. Niisiis, Brenda, Bowen. Paradiis. Südatalv, Covid. Mis sina veel, kas on sul mõnda erka mälestust Bowenist? Võtan padja kaissu, kui me Bowenist räägime. Igatsus tuli peale või? Ei, mitte seda. Eks seal on ju sellised magus hapud tunded alati, kui me Bowenist mõtleme, sest ma mäletan, et kui me hiljem läheme ka Bowenis trippima, siis oli ka, me ootasime kuidagi hästi selliseid toredaid ja mõnusaid ja oh my god, ma olen tagasi paradiisis tundeid, aga tegelikult nad hästi sellised kahetised, et noh, me ei ole väga palju maisilinist rääkinud, ma kindlasti tahan sellest rääkida, võib-olla natukene jõuame täna rääkida, aga me peame sellest rääkima pärast üks episood, ma pakun. Jaa. Aga ei olnud üldse tore töö, no üldse tore ei olnud see töö maisilinil. See oli kohutav, ma ju lõpuni välja ju töötasin oma vist randmepõletik, ma ei teadnud, et siuke asi üldse olemas on, et see on mingi randmepõletik või ma ei mäleta, mis mul täpselt oli, kirjeldamatu valu ja noh, ma ei tea, kuidas ma nii mingit piire ei tunneta või kuidagi, et noh, siuke eestlaslik see, et ma joon olla, teised jõuan mina ka, vaata. Seal on nii palju nagu detaile, mida rääkida, aga ma siis mäletan seda hetke, kui oli see viimane piis, kus ma olin pakkimises, või noh, see kõik on nii-öelda maisi pakkimine, aga see oli väga mitu erinevat tööd, on ju. Et kes pani siis sinna liini peale neid maisitõlvikuid, oli siis see üks positsioon, siis järgmine positsioon oli need, kes siis tõmbasid, et nagu masin lõikas mingi osa maha või tegi mingi asja sinna. Sälgu, jah. Ja siis järgmine inimene, kes oli siis konkreetselt liini peal, pidi võtma selle maisitõlviku, me lähme homme poodi Hans, ma lähen homme poodi Hans ja ma ostan maisitõlviku ja me lõikame noaga selle kuidagi sisse ja ma panen Instagrami selle ülesse. Me kunagi tegime ka siukse video ju. Ja ma ei tea, siis kui mai oli veel ja, ka. Oli, ja. Me tegime veel liini järgi. Ma ei tea, peab vaatama.
ja siis tegime. Ja. Vabandan kõik eest, kes pinin lihtsalt. Pininad kõrva. Aga no igal juhul me teeme selle järgi, me paneme Instagrami, nii et noh, kui see osa juba väljas on, siis on Instagramis reel, mine otsi üles kuskilt või pilt või ma ei tea. Ma arvan, ma panen lihtsalt postitusena või reelina, eks näis. Et sa pidid nagu tõmbama, põhimõtteliselt sa tõmbad selle nagu pool lehte koos ära, aga see leht on koos juurega, nii et ikkagi toore jõuga sa tõmbad seda ja kiiruse peale. Seal ei ole mingi liini peal, üks mais tuleb, siis seisan minut ja võtan teise, vaid sul on maisid järjest. Õudne, kohutav töö, aga see oli siis üks positsioon ja siis järgmine positsioon oli siis see kiles on ju, mingi kilemasin, kus pidid noppima mingi koledad asjad välja ja eelviimane positsioon oli siis see, et juba kleepsumasin siis põhimõtteliselt. Et kaalu ja kleepsumasin. Et kui õige kaal oli, siis masin pani ise kleepsu peale, aga see kleeps pidi olema sirge ja kile oli juba peal ja siis see, kes oli pakkija, mina vist lõpus olin kogu aeg on ja noh, see oli minu üks positsioone. Noh, see oli võrreldes selle liini peal olemisega nagu 10 000 korda parem töö, aga seal oli nagu need maisid, ma panen sellest pildi ka sellest maisist, kõigest panen pildid üles Instagrami, et sul on nagu suur pakk, ma ei tea, kui suur ta siis olla võis, umbes nii suur on ju, kes vaatavad, need näevad ja seal oli 3 sellist maisi sees. Ja 3 maisitelvikut, jah. Ja kokku siis tuli 4 pakki niimoodi kõrvuti ja sa võtsid nagu 2 käega 4 pakki maisi üles ja vaatasid veel nende alla. Et ei oleks mingit koledaid lehti või mulda või mida iganes on ju. Ja siis see käis ka kiiruse peale. Ehk siis nüüd, kes vaatavad, näevad, kui kiiresti ma seda teen, et sa võtsid liinilt niimoodi ja tegid niimoodi ja juba sa pöörisid, okei, ma ei saa tegelikult siin väga vehkida, aga noh, see käis nagu niimoodi, vaatad, pöörad, võtad, vaatad, pöörad, see nagu mega 3 tundi järjest, siis on paus, siis 3 tundi järjest, siis on paus, on ju. Ja noh, ma ei imesta, et sa nagu randmed põletikku töötad. Ja mul oli ammu juba nagu käsi valus ja nii edasi ja ma mäletan, et ma hakkasin lihtsalt nutma seal ja viimane positsioon on siis need, kes tõstavad, sa paned nagu kasti need ja siis kes tõstavad siis kasti aluse peale ja sina, Hans oli enamasti seal pakkimises ja ma mäletan nii hästi, et noh, jällegi see mingi ei, ma ei anna alla, teised ju teevad ka ja teised saavad ka tehtud, et mis mõttes ma ei saa vaata, käsi küll valutab, aga ma saan ka hakkama vaata. Et no ma ei ole ju nii nõrk, et ma pean pooleli jätma või midagi. Ja see ei ole nagu üldse mingi esimestel nädalatel töötamine või midagi, me olime seal mingi päris kaua, mingi pool aastat või midagi sükest töötan juba. No pool aastat sai meil juba leidlist täis ja nüüd ma olin poolist tagasi ja see on juba 8-9 kuu. Nii et seal ei olnud nagu midagi ka põdeda, et öelda kellelegi, kuule mu käsi valutab või ma lähen koju midagi, aga ei, ma pidin hakkama saama ja ma töötasin lõpuks nii kaua, et ma lihtsalt hakkasin seal liini peal nutma ja ma ei suutnud käega tõsta seda maisiliini ülesse ja sina vist nägid mind nutmas või? Ma üldse ei mäleta seda korda, ma mäletan kodus mingeid kordi, aga päris tööl ma nagu ei mäleta. Jaa, ma hakkasin seal tööl nagu, mul oli nii valus, et ma ei suutnud lõpuks tõsta seda maisi ja hakkasin täiega nutma. Ja siis me tulin töölt, sa viisid mu koju veel. Ma viisin su koju või? Jah. Okei. Ma korra mõtlesin, et äkki see juhtus siis, kui mul oli samal ajal see tasakaaluvärk, et siis... Sina olid seal, sina olid minuga koos seal pakkimises, eks siis, ja sa tõsid. Et ütleme, et selliseid seikasid oli päris mitu korda. Mitte päris sellist konkreetset, aga selliseid asju juhtus päris palju, et kus käed olid valusad, õlad, me lõpuks olime ju vaata üleni teibitud mingite asjadega. Tead, mina ei tea. Mingi sporditeip vist või? Ja mingid sellised asjad. Minu olid käed surnud, aga sellest me vist rääkisime ka juba ühes episoodis. Ja rääkisime, et mingid sellised asjad. Ja me alustasime tööd mingisugune suvalisel ajal ööse kell 2. Bowenis oli juba okei, seal me alustasime mingi kell 7 hommikul tööd. Aga me kindel, sellepärast, et me ju leidlis. Sest meil oli, sest seal oli ainult üks vahetus, vaata. Sest ma lihtsalt mõtlen, et me kogu aeg olime mingi kell 12, kell 12, 1-2 oli tööpäev läbi meil alati. Sest me käisime rannas ja värki. Ei, minu arust, äkki hakkas siis 5 või?
no igal juhul sealt siis tuleb see magus hapu, et see oli see jube hapu osa ja siis tuleb pärast tööd see magus osa, kus sa lähed koju, võtad need vastikud haivis riided seljast ära, mis on siis mis iganes kollased, roosad või mis iganes riided kellelgi on, see on põhimõtteliselt jutumärkides Austraalia rahvusriided, sellest me vist oleme ka enne rääkinud, et noh, farmides sa pead neid kandma ja võtad need seljast ära, käid pesus ja viskad kleidi selga ja lähed ookeani äärde. Meil olid oma snorgeldamise asjad, lähed snorgeldama, matkama pool tundi on Early Beachile, kust sealt omakorda siis on need Whitehaven Beachid, erinevad need saared ja nii edasi, kus sa saad inimesed üle Austraalia lendavad sinna ja see on siis see koht, kuhu nad võib-olla lähevad mesinädalatele või see on see kuurort, kallis äge koht, vaata, kuhu inimesed lähevad. Me elasime seal samas põhimõtteliselt sellise magus osa. Nii et Boweniga on alati siuke. Jah, eks ta ole jah. Aga pigem ma ikka jah, eks see on alati see, mida aju teeb, vaata, pika aja peale, et kõik negatiivne põhimõtteliselt nagu kaob ära ja kõik positiivne läheb positiivsemaks. Et enam ei mäleta seda, kui valus oli kätel või kui valus oli seljal või kui valus oli jalgadel. Aga see, kui tore oli seal ookeani ääres istuda, seda nagu mäletad justkui. Et jah, see oli meie ainuke talv põhjas ja selles mõttes oli see jah ikka mega hea talv. Ja minu meelest ma korra mõtlen, et kui me siis ju läksime sinna, siis see oligi ju meie esimene aasta, nii-öelda talv, ehk siis jällegi Eesti suvi tegelikult, et kui me tulime septembris, me jõudsime siis omakorda lõpuks sinna Bowenisse teist korda, siis oligi kuskil juuni-juulikuu on ju, millest me hetkel räägime, et siis peaaegu varsti saab aasta meil täis ja see on siis Austraalia talv ja Põhja-Queenslandis, põhjas tähendab see seda, et seal on soe, seal on troopiline kliima ja et meie mingid kõige madalamad kraadid olid 22 kraadi. Eks esimene aasta meil põhimõtteliselt talv ei eksisteerinud esimest korda elus. Et hommikul oli ikka mingi 6-7 kraadi. Ja, aga see oli ka sellepärast me läksime siuksel ajal tööle, muidu ma oleks maganud sel ajal. Ma ei teaks, et nii külm oli. Tõsi. Ja siis ma olin nagunii seal külma kambris tööl ka, nii et aga põhimõtteliselt nagu eelmises selles 4. episoodis siis rääkisime, oli see, et algas COVID või mis algas, siis juba oli ikkagi täie rauaga 2 kuud või 3 kuud see COVID-i mööl käinud ja piirid olid kinni ja me ju sõitsime veel sealt Laidley'st Bowenisse veel nii, et 150 kilomeetrit, et siis pidid jääma karantiini. Nii et see oli meie esimene viimane karantiin, mis me siis ka olime seal. Mitte päris viimane, aga... Ja lõppkokkuvõttes, mida me ka mainisime, oli, et me ei tea COVID-ist tegelikult mitte midagi. Ja see on jälle vaata, et kui keegi mõtleb, et tema on kuulnud hoopis mingeid teisi lugusid, kellegiga me kohtusime. Ta ütles ka, et issand, ma kuulsin COVID-i ajal oli ikka jube õudne siin Austraalias. Siis ma mis asja? Ei olnud vaata. Ülihea oli meil kõik, aga siis tuligi välja, et tema teab seda, et keegi temal oli Melbourne'is või oli Sydneys on ju, et see on Austraalia on jällegi korrutan seda sama asja, Austraalia on kas ta on suurem või peaaegu sama suur kui on Euroopa, ehk siis osariigiti ja blablabla on kõik asjad erinevad. Meie tol hetkel olime Queenslandis ja nagu ka eelmise episoodis rääkisime, siis Queensland hoidis ennast lõpuks 2 aastat kinni. Üksinda osariik hoidis ennast põhimõtteliselt kinni 2 aastat. Et nii tegelikult ei olnud. Ei olnud? Et me valetame, või see, kus, nad olid hästi pikalt, olid kinni, mingi 1,5 aastat, aga see ei alganud kohe alguses. See tuli mingi aja jooksul. See tuli mingi hiljem. Okei, aga mingi hetk ikkagi oli, on ju. See oli minu arust, tead millal või? Siis, kui hakkasidki Sydneys ja nendes kohtades mingid reitsilt hakkas COVID möllama. Äkki oli tõesti, jah. Et niisama nad, sõnaga siis, kui läks hullemaks. Aga lõppkokkuvõttes on see, et me olime kuskil väikses linnas on ju ja ma ei tea, kes sinna tuli või kui piirid on ka kinni, kuidas siin üldse COVID saab oma küsimus vaata. Et meil tõesti mingid need regulatsioonid või asjad olid, et sa pidid poes käima siis selle maskiga,
ma ei tea, käsi pidi tessima, töö juures kraaditi sind iga hommik, ma ei tea, pidid seda distantsi hoidma, on ju, ja mis oli üliidekas meil töö juures, mäletan nii hästi, me töötasime, meil olid enamik töökaaslased olid Aasia riikidest pärit inimesed ja neil on väga kombeks, kuna neid on nii palju alati, siis neil on hästi kombeks niimoodi koos niimoodi külje kõrval olla. Siis ma nii mäletan, et kui me selle, vana aja mingi Eestis olid ka need naljad, vaata, et eestlasel pole mingit probleemi seda vahemaad hoida. Ja juba aastaid ja aastaid harjutanud, eks ole. Siis meil oli nagu jube tore selles mõttes, et ikkagi ruumi oli, aga ikka kuidagi tuldi niimoodi külje alla, et jälle eestlasena nii nagu ebatavaline võib-olla. Aga jah, mingi hetk oli mingid, ma ei tea, vetsupaber oli poes otsas, on ju, aga ma ei tea, ma ei mäleta, et ma olekski millestki ilma jäänud või et ma oleksin pidanud kodus istuma või et mul oleks üldse jäänud midagi tegemata tol hetkel. Ainuke asi oli see, et jah, järgmised nagu kokku 4 aastat me ei saanud Eesti minna. Ja, me ei saanud riigist, mul ei olnudki plaanis Austraaliast välja minna, aga selles mõttes, et koju oleks ikka vahepeal läinud, on ju, et see oli see ainuke asi. Aga muu ei olnud meil midagi, meil olid kohvikud lahti, poed olid lahti, kõik olid lahti, me käisime seal Early Beachil teises linnas. No eriti see esimene aasta, see, kus esimene nagu kõvapauk ülejäänud nii-öelda Euroopas 2000. Ja Põhja-Ameerikas oli 2020, siis meil ei olnud mitte midagi, et minu arust oli 2021 alguses äkki hakkas mingit värki toimuma. Aga jah, ei, meil oli väga vähe. Aga see oli jälle, siis me olime hoopis teises kohas, vaata, kus me jälle tunneme, et siis hakkas meil midagi toimuma ja tegelikult me liikusime ise siia rohkem inimeste sekka, vaata, kus on nagu rohkem inimesi ka, kui seal põhjas Bowenis võib-olla. Ei, no ma räägin üleüldiselt Austraalias hakkas juhtuma tol hetkel rohkem. Jaa. Nii et jah, eks me oleme igasugu tegelikult neid lugusid kuulnud, näiteks selline, kus me elame, mis siin kõik toimus, vaata, et tegelikult siin olid mingid väga suured piirangud ja me oleme kuulnud mingid lugusid, kus mingid töökaaslased ikkagi pidasid mingid sünnipäev, mingi värk oli, niimoodi, et terve nagu veinikas lasti mingid kõik inimesed lahti, vaata, sellepärast. See oli aasta, jah, see oli 2020 alguses. Ja. Siis kui COVID just algas. Nii et me oleme igasugu neid lugusid kuulnud, et ikkagi ka Austraalias eksisteeris COVID, aga seal, kus meie olime, meil oli väga-väga chill. Jah, nii et ei, COVIDiga oli meil väga chill. Ma mäletan veel, et kui me siis nii-öelda esimest korda sinna karantiini läksime ja see oli ka ainult sellepärast, et me siis liikusime 150 kilomeetrit. Aga kas oli see 150 kilomeetrit? Oli küll, sellepärast me saime selle kirja, vaata, et oligi, et kui politsei kinni peab, siis meil oli nagu kiri välja prinditud. Jah, see kiri oli meil küll. Liikuma. Aga minu arust, kui ma nüüd mäletan õigesti, siis minu arust seda karantiini, see oli nagu linnarahva jaoks, kuna Bowen on väga väike linn. Okay. Siis seal oli see, et nüüd tuleb, ma ei tea, mingi 50-100 inimest tuleb, vaata hooajaks ja minu arust see oli see, et linnarahva jaoks oli see 7 päeva karantiini. Oli jah. No igal juhul, kuna me olime ikkagi siukses väiksel poolsaarel ja meil oli nii-öelda kortermaja või midagi sellist, teine korrus, siis meil oli väga mõnus terrassiala, nii et ma mäletan ka, et meil tegelikult COVID aeg oli nagu üli chill, et chillisime seal. Kas me nägime enda kodust ookeaniga või? Jaa. Ja, chillisime seal terrassil ja võtsime päikest ja see oli ikkagi esimene talv, nii-öelda talv välismaal Austraalias, et see oli nagu nii mõnus, et sa ei peagi midagi tegema, lihtsalt ei tohigi kuhugi minna, chillid siin terrassil, vaatad ookeani. Väga tore on ju. Jah. Ei, see oli väga mõnus, meil oli väga lõbus selle karantiini ja seal mängisime kaarte ja tegime süüa ja vaatasime filmi ja see oli jah, meil oli mingi periood, kus me hästi palju neid kaarte ja me võisime mingi 6 või 8 tundi järjest kaarte lihtsalt mängida, et ei, see oli mõnus. Nii et jah, selles mõttes COVIDi osa läks meil vähemalt sinnamaani või see läks väga hästi ja ma mäletan ka seal eelmises episoodis oli juttu sellest, et tegelikult valitsus ütles, et mingid tõmmake minema siit kõik enam-vähem, vaata, et meie ei vastuta teie eest ja bla bla. Nagu me ütlesime ka, kes ei riski see šampust joo, et see ma arvan üks parimaid riske, mis me võtsime, kuigi jah, me tegelikult ei teadnud tol hetkel seda. Jah, me vist me vist ei võtnud tegelikult mingit riski, sest me isegi ei arutanud seda, et kas peaks koju minema, sest meil oli mingi ma ei tea, nii lamp tundus koju minna tol hetkel, ma alles tulin. Minu arust nüüd me
lõpuks hakkab nagu lahe, mitte et siiamaani ei olnud lahe, aga nüüd hakkab tulema see lahe kraam, mida me nagu teiega nüüd juba aastaid hiljem teades nautisime. Et nüüd hakkab see aeg, kus me hakkame oma autot ümber ehitama, et saaks minna trippima pikemalt. Et me olime teinud paaripäevaseid trippe siin, nädalane tripp seal, aga sellist pikka trippi me ei olnud veel teinud. Ja nüüd oli aeg see ära teha. Ja meil oli Nissan X-Trail. 2005 valget värvi. Ja ma täna mõtlesin sellele, et kus maal me siis oleme, mida me räägime. Ma mõtlesin sellele, kuidas me esimest korda ikka trippisime, no kui naljakas ikka. Okei, tegelikult esimest korda me olime ära trippinud nende veidrate telkidega ja selle, kuidas me autos olime ja nii edasi. Nüüd me olime tegelikult juba ette valmistunud. Me olime näinud, mis teistel oli, mismoodi, minu unistus on kogu aeg, ma mäletan sellest esimesest hetkest, kui me Bowenisse läksime, oli minu unistus, et üks päev on meil vänn ja me elame vännis ja tripime ringi, aga meil oli auto selles mõttes, et vänn on väga kallis ja vänn on väga kallis selles mõttes, et see vänn ise ju tegelikult autona pole mitte muffiga väärt, aga see, mis sinna sisse on ehitatud, on reitsilt palju väärt, nii et need hinnad on lihtsalt jõhkrad ja meil ei olnud raha ega aega või mis iganes ise ehitada, ammugi mitte. Nii et siis oligi väga lahendus oli alati autod ju. Ja tegelikult meil tol hetkel isegi ei mõeld sellele, et hakata vänni ostma. Ma teadsin, et see on kunagi ma tahan seda teha. Ja tegelikult maasturisse sa saad päris hea asja lõpuks ehitada. Absoluutselt. Täna ma teeks võib-olla teistmoodi natuke neid asju, kui me tegime. Meil ei olnud kõige targem lahendus, aga me läksime ka pigem niisugust lihtsat teed pidi, et meil oli telk, Swag, kes ei tea, mis on kõige parem telkimisasi elus üldse. Ja Swag on mega hea. Mine guugelda. Guugeldage Swag tent. Üli mõnus asi. Ta ongi siuke madal, ta ongi ainult nagu telk magamiseks. Ja selle, ma ei tea, seal lõpus, kui me tripinud olime, ma arvan, ma sain selle mingi 3 minutiga püsti. Niimoodi, et ja sinna said nagu voodipesud asjad sisse, et eks siis 3 minutit ja voodi oli tehtud. Ja, see oligi nagu voodi, mis oli siuke suur rull, nagu toru, keerasid toru lahti, panid selle mingi 2 või 1 väga vähe, mingi vaiad panid püsti ja läksid magama. See oligi nagu voodi ja hommikul keerad jälle rulli ja ülihea, kõige parem lahendusasi, mida ma näinud olen, välja arvatud, kui sul on vännis oma voodi on, aga reaalselt meil olid tulukesed seal sees, padjad, tekid, kõik, et sa vahet ei ole, mis kell oli, me täiesti vabalt väga palju kordi jätsime väga hilja peale selle ööbimise asja, et kus me siis ööbime, et siis hakata seal pimedas mingisuguseid asju püsti panema jube tüütu, et siis see reaalselt põhimõtteliselt sõrmenips vaata ja sul ongi valmis. Nii et me olime siis vähemalt kas selle kuskilt välja uurinud või teadsime, et kindlasti on meil seda Swag telki vaja. Ja teine asi, mis oli siis külmkapp, mis oli, ma mäletan, tol hetkel väga-väga suur ost. Oi, see oli ikka, jah. See oli kallis, see oli $1,500 äkki või? Jah, kõik asjad kokku läks üle 1000, mingi $2,300 oli ja see oli ikka, jah. Külmkapp on, jah? No jah, kõik asjad nagu... No okei, sul on vaja akut ja mingid... Ja juhtmed ja ladjad. No ja Hans vaatas siis YouTube'is kõik need asjad, mismoodi teha ja need asja, siis jällegi täna ma ei ostaks sellist külmkappi, aga see oli ka vist hinna järgi meil lõpuks. Ja see oli kõige odavam. See oli lihtsalt kõige odavam. Meil oli räigelt suur külmkapp, mis oli tegelikult hea, selles mõttes, et alati olid külmad joogid olemas ja alati on see, mis me oleme nagu teistele ka öelda, et sa ei taha osta omal et ei pea seda suurt kolakat ostma, osta mingi väike normaalne külmkapp endale, et see on küll suur väljaminek ühekordselt, aga nagu kui sa juba tripid kas või ainult 6 aega, siis sa oled 100% selle tasa teinud, sest see majandus, et kui sa kämbid, sa teed ju süüa ka kämpides või nagu sa ei käi ju terve aeg väljas söömas, siis see, et sul oleks kogu aeg mingi koht, kuhu jätta asjad või ma ei tea, väljas on 30 kraadi, siis sa tahad ikkagi seda külma vett või külma karastusjooki või külma mahla või mida iganes, siis sa lähed ja ostad selle poest, mis on alati palju kallim, poodi minek ja nii edasi, eriti kämpimisalalt roni nüüd sinna poodi. Või siis, kui sa ongi see, et ei viitsi süüa teha või kuna sul ei ole mingit neid värskeid asju, siis ongi, lähed rohkem välja
jah, nii et toidu pealt lõpuks tuleb see nagu nii suur võit, kui sul on külmkapp, sul on külmad asjad olemas ja see oli meie kõige esimene ost, mida teadsime. Ma tean, et seda ostu on hästi keeruline endale maha müüa ja ära põhjendada. See, et ongi... Ja see oli veel, kui see reisi eelarvest päris suur amps, vaata, kui sul on kuigi sa pead arvestama ka seda, et see ütleme siis mingi $1500, et see ei ole ainult nagu, et sa ei saa ainult sellest külmkappi endale, lisaks sa saad seda, et sa saad laadida oma läpakaid, oma telefone, kõike siukseid asju ka, vaata, et... Ja kämpimise asjadele üldse, kui mina julgen midagi osta, aussis nagu mingid asjad, hiljem müün maha, vaata, et põhimõtteliselt isegi kui müün natuke odavamalt, siis ma nii-öelda ise maksin renditasu, vaata, siis kämpimise asjad lähevad nagu soojad saiad. Ja neid on nii lihtne maha müüa. Võib-olla kui sa Sydneys müüd, võib-olla siis mitte. Seal ka või? Muidugi, Sydneys 3 miljonit inimest seal läheb. See on nagu inimesed on... Või 5 miljonit, mis iganes. Just see on osa kultuurist on Austraalias kämpimine. Ja kämpimise asjad läheb, näiteks meil oli ju, me ostsime mingi telgi ja müüsime selle siis põhjas maha, kus tol hetkel ei saa neid asju vaata seal, et siis me müüsime sama rahaga veel maha ja nii edasi, et kämpimise asju julgen mina nagu täiega osta, sest ma tean, et ma müün 100% hiljem selle maha. Ja siuksed külmkapid asjad, see on puhas investeering sellele, et sa kulutad mitu korda vähem raha, sa käid vähem väljas söömas, nagu nii tore on, sa jõuad kämpimisplatsi, võib-olla ookeani vaatega on ja nagu, kui lahe lihtsalt, ma ootan seda hetke andus, kui me lähme minema siit niimoodi, siin on ka tore, aga ja sa jõuad sinna kämpimisplatsi, sa paned oma, ma ei tea, meil näiteks autol veel üks asi, mis me ossime oli, mis oli muideks, jõuame sinna, väga vajalik ost, see katus, vaata. Katuse alus, jah. Katuse alus, ehk siis auto nagu seal üleval küljes oli lihtsalt mingi jublakas või siuke toru, nägi välja ja siis sa lihtsalt tõmbasid luku lahti, tõmbasid sealt nagu rulli välja, nagu ruloo, vaata. Põhimõtteliselt, jah. Ja siis tõmbasid selle püsti ja siis sealt kuskilt veel seest tulid välja mingisugused jalad ja vari. Üks lendas minema meil siuke. Lendas ja, sest me ei pannud vaiadega kinni. Jah, siis me panime nagu asju ülesse ja... Me viisime poodi tagasi selle, jah? Ja, me saime uue. Jah. Meil on isegi video peal see. Igal juhul paned need asjad püsti ja tegelikult kui juba nagu tead, need võtavad nii kiiresti, meil oli mõlemal oma mingid asjad, mis me tegime ja siis sa oled seal kämpimisplatsil, siis sa võtad oma väikse pliidikese, sa võtad oma mingid lemmikud söögid, mis sul on seal kokku ostetud, ma ei tea, kui vainad, meil on mingid tatart tegime ja mis iganes, kõiki toite põhimõtteliselt, nagu sa teed koduski, siis see lihtsalt nii mõnus asi. Chillid seal oma toolide, oma laua, oma väike katuseke. Ja siis... Ja nii. Nii, räägi. Ja siis sa chillid seal ja sööd ja nii mõnus ja siis pärast viskad asjad külmkappi ja sa võid ka teha niimoodi süüa, et sul jääb homseks ka, ehk siis sa pea iga päev süüa tegema. Versus see, et sa jõuad sinna kämpimiskohta ja siis sa paned kokku enda asju ja siis hakkad mõtlema, kus süüa saab. Mine süüa otsima ja siis võib-olla on söök nii kaugel, et sa kas pead tellima, ehk siis maksma sellest või lähed ise järgi, aga kus sa lähed, sul on autos ju kõik valmis pandud, vaata. Ja, või siis lihtsalt mingi kuivaineid, lihtsalt mingid nuudleid sööd iga õhtu. Ja, või siis lihtsalt mingid, ühesõnaga, või siis ostadki täpselt nendes kogustes asju, et sa sööd täna ära, aga need asjad Austraalias maksavad jälle kordades rohkem. Sest mida suurem asja ostad, seda odavam see tavaliselt on. Just. Ja... Mis sa ütlema hakkasid? Mis sul tuli midagi peale külmkapi meie vist, telk oli ka suur väljaminek, aga igastahes me need toolid otsime ka ikka. No muidugi, me olime jälle, me ei ostnud neid odavaid, praegu vaata, meil on need mingid 5-tolsised Kmarti toolid, on ja? Nagu kämpimistoolid, mis lihtsalt käid kokku lahti. Aga siis meil oli see, et me elame mitu kuud õues, diivanit mul ju ei ole. Ja mingis episoodis ma rääkisin, mul on väga oluline, et mul saaks jalad kuskile panna. Ja isegi kuulajad kirjutasid ka, et ka neil on tähtis. No võt. Ja siis me ostsime ka sellised toolid endale, et sa said niimoodi taha lükata. No nagu see tugitool, et jalad, jah. Ja siis tuli see jala osa välja ja siis sa nagu lebotasid seal. Ülimõnusad. Iga kell ostaksin, maksid mingi $100. Minu arust me saime isegi mingi $70. Iga kell ostaks uuesti. Ja ainuke probleem, need olid räigelt suured. Nad olid veits suured, jah. Aga samas, jah,
jõuame oma selle auto ehituse peale, vaata. jah , Et kui me siis ehitasime auto, siis meil oli see välja mõeldud, et okei, meile tuleb külmkapp 100%, siis meil on swag, need on siis need, ma arvan, swag oli mingi tol hetkel mingi $600 või midagi siukest. mingi 350. Okei, siis on kõvasti vähem. Et need olid need suured väljaminekud. Katuseraam oli. Ja, aga katuseraam tuli tegelikult hiljem. Me ei teadnud alguses, et meil seda vaja on. Jah. See tuli, vaata, me jõuame sinna, miks, kuidas ja nii edasi. Aga see tuli hiljem, me ei mõelnud sellele alguses, me pole vaja, on ju. Jah, me alguses plaanisime kõik asjad panna autosse. Katuseraam, sorry, ma mõtlesin, sa räägid sellest varjust. Ei. Aga raam tuli ka hiljem. Raam tuli ka hiljem. Ja. Sest algus oli plaan, et sväeg ja toolid lähevad autosse sisse. Jah, oli jah. Ja. Nii et jah, meil oli siis sväeg ja toolid, on ju. Väike laud oli meil. Ja siis me olime siis välja mõelda, et okei, et me ehitame sellise nagu, et tahaistmed me paneme siis alla autos. Meil jäävadki ainult 2 esiistet, on ju. Ja siis me ehitame sinna sisse sellise, mis sa kutsusid konstruktsiooniks või? Jah, eks ta oli selline konstruktsioon, jah. Jah, et põhimõtteliselt pagassi suurune tuli minu arust, ikkagi see, mis see X-Trail on päris korralik suurus pagassi minu arust. Pagassi suuruselt tuli siis sellised, täpselt pagassi suurus tuli sellised 2 suurt sahtlit. Ise ehitasime kõik. Nullist. Ossime lihtsalt. Vana meistrimehed isiklikult. Ise ehitasime, mäletan, kuidas ma lihvisin seda seal oma terassil siis on ja. Me käisime, nagu me eelmise osas ütlesime, siis meie uus majaomanik Bowenis oli Tim, kes elas oma paadi peal. Ja siis me käisime seal sadamas, tema juures laenasime tööriistu ja lõikasime seal särki-värki. Issand, see oli nii äge tegelikult. Ja me olime siis kuidagi nagu välja, nuputasime, mõtlesime seal, mismoodi neid asju teha. Ma mäletan veel, et kui me selle nagu need sahtlid valmis saime, siis meil oli siuke rannatelk randades, siin ei ole nagu varja ja tavaliselt on vaja ja siuke rannatelk on niimoodi viskad lahti. Siis ma mäletan, meil oli suures toas see rannatelk lahti ja siis seal sees oli see sahtel ja siis oli kõik mu värvi asjad, siis ma värvisin seda seal. Joonistasin mingid kalakesi peale ja midagi sellist. Mul oli plaanis sinna joonist värvida kõik siniseks, teha see siis ookeani põhjaks ja siis seal pidid tulema erinevad kalad ja korallid ja siis kõigi üle peale tahtsin teha nagu, et terve see oleks kõik koos. Aga me kunagi ei jõudnud selleni. Või meil oli mingi osa kalasid. Mingi osa oli tehtud sul, jah. No eks jõuame selle, ei, mul lihtsalt tuli küsimus praegu, et mis sellest konstruktsioonist sai lõpuks, aga eks me siis jõuame sinna kuhugi aasta-poolteist hiljem. Kunagi jõuame, ma ei tea ka praegu küll välja mõtleme siis. Aga igal juhul, siis meil oligi pagassi suuruselt 2 sahtlit ja meie plaan siis oli, et üks sahtel on köök ja teine sahtel on riidekapp. Oli on ju. Ja need olid ikkagi sügavad, suured sahtlid. No need olid ikka süke... No pagassi suurune. Päris mitte meetri korda meeter, aga... No ikka korralik. Aga ikka pirakad. No kui sa mõtled maasturi pagasniku nagu pikkus, nagu siis põhimõtteliselt... Ja laius on ju. Sealt laiuses siis tuleb 2 sahtlit on ju, aga nagu pikkuselt, et kui palju seda välja tuleb on ju, et kui sa nagu selle pagassi tõmbad üles selle ukse, siis põhimõtteliselt ma arvan, et kui sa selle sahtli alla välja tõmbasid, siis ta oligi umbes selle ukse ääreni vaata. Jah, võimalik jah. No igal juhul jällegi täpselt samamoodi me enam kunagi ehitaks, sealt peaks tulema juba see mingi grillimise ala ja mingid nagu, et seal võiks nagu full köök tegelikult olla, aga see selleks. Meil oli siis niimoodi mõeldud ja siis sinna sisse me tegimegi, olid meil mingid potid, pannid, kuivained, blablabla, kogu köögi stuff oli seal sahtlis, et meil oligi, et me võtsime sealt siis nagu oma mingi grilli ja mingid värgid, grilli asjad olid vist seal peal ja siis panid oma laua püsti ja siis sealt sahtlist said järjest võtta asju. Tegelikult oli väga mugav see, aga ma tean, et saab 7 korda paremini nüüd. Ja siis oli riidekapp, on ju. Ja siis see konstruktsioon läks nagu pagassist veel edasi. Kuni esiistmeteni välja. Kuni esimistmeni, aga ainult üks pool, sest teisel pool oli külmkapp. Nii et juhiistme taga oli külmkapp. Ja siis vasakul pool oli selline, et seal küll oli see plaat oli peal, aga sees oli auk. Ehk siis seal oli nii-öelda minu kosmeetikakapp
oli on ju. Ei, ja seal no oli seal üks mingi- sahtel, kus oli, seal olid mingid lauamängud. jah, see oli siuke jah, meelelahutussektsioon, Jah. et seal olid mingid, mis meil olid, sulgpallid ja snorgeldamise asjad ja mingid kaardid ja asjad. kaardid ja mängud ja mingid siuksed asjad, jah. jah, sest mina mäletan, et mul olid seal meigiasjad, mingid sellised värgid, sest ma mäletan alati, et ma võtsin peegli ja siis ma seal nagu auto taga meikisin ennast. Ühesõnaga, ehitasime selle ise, me läksime Paningsisse, rääkisime siis ei, me ei käinud Paningsis, sest me olime nii kaugel põhjalt, meil ei olnud Paningsit. Mis meil oli siis? Meil oli see mingi meeter 10 või mingi siuke no mingi muu ehituspood. mingi siuke pisike ehituspood, jah. Siuke küla ehituspood oli meil seal. Okei. No vahet ei ole, lõppkokkuvõttes, jah, me käisime ehituspoes, siis me mäletame, läksime nende inimeste juurde, rääkisime, et meil plaanis on, me olime vist ise kõik välja joonistanud, mõõtnud, planeerinud ja siis me ostsime materjali ja siis me läksimegi oma selle maja omaniku sinna sadamasse, et temal olid need tööriistad, millega need asjad välja lõigata. Jah. Mäletan, hästi kuum päev oli veel, meil olid Ja, need ja. mingid mütsid, need suured mütsid peas, mis See oli jah, juba siis, kui me hakkasime seda tegema, siis oli september. ja no ehk siis, põhjas kevad. on ikka palav ja Ehk siis kui talvel on seal 25-26, siis kevadel on juba 32-33, eks ole. Ja niiskus on mingi 10 000, on ju. no 33 on nagu päris mõnus, mulle praegu 33 meeldib. Nojah, aga kui Siis just ei meeldinud veel. üks asi on 33 ja kuiv ja teine asi on 33 ja 100% niiskus, eks Mulle ole. niiskus meeldibki. Nojah, aga ta on palju väsitavam, eks ole. No igal juhul seal oli väga rets jah, ma mäletan, aga ma ei mäleta kraade. Igal juhul ja siis me läksime koju ja siis me pidime seda lihvima ja siis me käisimegi tööl ja peale tööd me läksime koju ja siis me ehitasime oma seda asja. Jep. Siis me värvisime. Mingi lind, ma mäletan, tuli veel. Magpie tuligi jah. Istus meil seal konstruktsiooni peal. Jah. Aga ma üldse nagu, jah, mingi septembris meil oli see, et 18 september või 19 september sai meil 1. aasta täis. Jah. Kas me ju siis enne seda läksimegi ära? Kuhu me ära läksime? Nagu Bowenist? Ei. No, ei läinud. Me läksime alles oktoobris ära. Okei, ja muidugi. Aga mis juhtus seal septembris, et see, mis me praegu räägime, on septembri lõpp, siis selle hetkeni olime me ju Austraalias seigelnud 3 ja siis septembri alguses ütles meie reisikaaslane Mai, et tema ikkagi hetkel läheb ja vaatab, mis seal Eestis toimub. Ja nii. No ta tahtis ka niimoodi minna, et ta ei peaks nagu teise aasta viisat tegema, on ju. Et muidu jah, teise aasta viisa ja siis isegi kui sa oled näiteks aastaks ajaks viisa, aga oled ainult 6 aega seal ära, siis ikkagi nagu see kogu viisa läheb nii-öelda raisku, et sa ei saa, et pärast sa teed oma 11 kuud ära. Ehk siis jah, ta tahtis minna enne, kui teine aasta pihta hakkab. Yeah. Nii et siis jäimegi täitsa 2. Ja siis hakkasimegi minu arust ehitama autot. No meil oli niikuinii oli plaanis see, et me tuleme ju töölt ära, on ju, et 1-2 pärast me lõpetame. Ja siis ma mäletan, et kui Mai läks ära, siis me ju läksimegi paar päeva enne, me võtsime mitu päeva vabaks töölt, siis me läksimegi Townsville'i, kus kohas ta siis ära lendas, siis me tegime nii-öelda minipuhkuse seal, kus me nagu käisime mingi väljas söömas ja ma ei mäletagi, mis me täpselt tegime seal, aga igal juhul ma mäletan, paar päeva chillisime, hästi tore oli ja siis ma arvan, et me maksimaalselt võib-olla 1-2 veel käisime tööl, sest me hakkasimegi siis seda ehitama, samal ajal me siis müüsime mingeid asju, mis meil oli kogunenud, vaata, varasemalt, sest kui me selle auto ossime, siis me saime ka kämpimise asju, mida me enam ei tahtnud, mingid, ma ei tea, magamiskotte ja sükst asju me ei kasutanud. Ja ma suure telgi müüsime maha. Jah, ehk siis põhimõtteliselt jah, siis me käisimegi tööl peale tööd, me siis kas käisime ookeani ääres chillimas või ehitasime oma seda autot ja ma mäletan seda kui hästi ägedat aega, aga nagu ikka, et oluline on teekond, mitte sihtpunkt nagu alati, aga ma nii mäletan, kuidas mul oli, ma kogu aeg mõtlesin selle tol hetkel, et nii tahaks näha, milline see on juba ja et kiiresti kõik valmis saaks ja minekut saaks ja siis ma mäletan, me rääkisime veel sellest, et me üks peab mõtlema tagasi, et kui äge vaata, kui äge oli, kuidas me ehitasime seda ja kindlasti
olime lollid, kui me seda ehitasime, et noh, Jaa. teeks kõik teistmoodi ja noh, niisugused nagu tibukesed olime, vaata, et nagu ei, absoluutselt. nii naljakas mõelda, Ei, mis on. me välja mõtlesime siis, vaata. Aga ei no, meie nii-öelda auks, ei no kõik oli lõpuks oli ju töötav süsteem. Toimis väga hästi. Töötas väga hästi. Ja midagi kokku ei lagunenud. Mitte kordagi ei lagunenud midagi kokku, ehk siis selles mõttes läks kõik mega hästi ja mina mäletan nii hästi, kuidas meil oli see terrass sealt, kus nägi nagu ookeani peale ka ja siis seal me lihvisime ja värvisime ja panime neid sahtleid kokku ja siis ma mäletan, kuidas me seal terve päeva olime teinud seda, mingi laupäev või pühapäev ja siis kuidas me õhtul sõime seal kebaabi, ma ei tea, miks ma seda nii hästi mäletan. Mina mäletan ka seda päeva ja see on väga huvitav, sellepärast ma ei tea ka miks, kas äkki oli nagu, aga see ei saanud olla siis, kui me saime valmis selle. Aga mina mäletan ka seda päeva. Pigem algus oli see. Aga ma arvan, et see ongi see päev, kus me arutasime seda. Et me oleme teinud seda teadlikult ju mitu korda, kui me oleme mingid sellised projekte elus teinud, siis me oleme mitu korda mõelda, et no nii tahaks juba, et oleks valmis, ei jaksa oodata ja teeme ruttu, aga siis alati, kui me oleme rääkinud sellest, et me kunagi mõtleme siia tagasi ja tegelikult üliäge aeg ja bla bla bla, siis need ongi meeles need hetked ja ma arvan, et see oligi siis see sama õhtu. Siis ma mäletan isegi nagu mingit videot, ma mäletan, kuidas ma lihvin seda, mis iganes juppi siis tol hetkel seal on ju. Aga jah, järgmine hetk ma mäletangi, kui ma värvin seda seal telgis, ega noh, maisiliin on maisiliin selles mõttes, et noh, kunagi räägime sellest, võib-olla nii-öelda teeme episoodi, aga ma ei hakka siia vahele mingit maisiliini, ei mäletagi sealt lõpust aga midagi. Ja järgmine hetk ma mäletan, et oligi, sina tegelesid selle külmkapiga, on ju, et ühel hetkel oligi külmkapp oli autos, mis me veel tegime ju, issand. Et ma ei tea, kas see on mingi ma arvan, et see on backpackerite teema sellepärast, et noh, ma ei ole näinud ühtegi kohalikku, kes seda praegu kasutaks üldse viimaste aastatel, aga alguses, kui me tulime, siis see tundus, see on nii Austraalia värk, et tuleb nii teha. Ehk siis autodele ostetakse need esiklaasile mingisugused asjad, mis justkui peegeldavad päikest tagasi ja siis ei ole autos nii kuum. Keegi ei tee seda. Osad aussid teevad, enamus, no me ka enam ei tee, sest lihtsalt ei viitsi. No ja, aga ma reaalselt ei tea praegu ühtegi inimest, kes teeks. Tead või? Jah, Marissa teeb. Pole kunagi näinud, ma peaks vaatama. Suvel, kui sa praegu oled vaadata, ei ole, kevadel ei ole, aga suvel on. Nii et ma panen ennem auto tööle ja seisan väljas või ma ei tea, selles mõttes meil osadel lennukitel nagu Eestis tehakse nagu Eestis tehakse talvel, sa lähed varem välja, paned auto sooja me lihtsalt teeme suvel sama asja lihtsalt teistel eesmärkidel paned auto külma? Panen auto külma, jah aga jah, nii, lennukitel et me lennukitel osadel igastahes Brenda räägib siis sükest peegeldavast vahtplastist mis sa paned siis esiklaasi peale, mis siis peaks peegeldama päikesevalgust eemale, ehk siis su auto jääb suvel jahedamaks. Ja noh, tegelikult see nagu töötab ka, sest me oleme seda kunagi kasutanud. Selles mõttes me ju ise kasutasime ka seda oma autot. Seda ma hakkangi rääkima, jah. Nii, väga hea. Aga igastahes, et alguses me seda kasutasime, aga mingi hetk enam ei viitsi. No lõppkokkuvõttes, jah, ta on tüütu, ma ei viitsi, ma panen selle auto tööle, ta läheb külmaks, nii nagu me teeme Eestis, on ju, vahet pole. Ja noh, kui sina seda ühte inimest tead, siis ma päriselt, ma ei ole näinud mitte kuskil mitu aastat niimoodi keegi teeks. Kui ma olen näinud, siis need on backerid tavaliselt. Ja meie ise samamoodi esimene aasta tegime seda. Absoluutselt. Lisaks sellele, mida me tegime, mis tegelikult tol hetkel oli vist päris hea mõte. Ja ma teeks võib-olla samamoodi, noh, seekord ma õmbleks kardinad, nagu me tegime vänni, aga küll me sinna ka jõuame. Siis tol hetkel olid meil need vahendid, mis olid, ehk siis me ostsime selle sama asja, selle kõige odavama ja siis me lõikasime akende järgi, et muidu see käib esiaknale, aga meie siis tahtsime, et meil oleks pagasnikus see asi ees, et pagasnikust ei näeks välja, on ju? Ei näeks sisse? Jah, ei näeks sisse. Muidu on küsimus, et mida me vedasime sealt, et me ei taha, et keegi pagasnikust välja näeks. Ei näeks sisse. Vahet ei ole ju. Või no ühesõnaga. Ja ta oli meil pagasnik. Ja oli jah. Kuidas sa taha aknast välja nägid siis? Ei näinudki. Issand, kuidas nii sõita võib üldse? Võib. Vau, okei. Praegu hakkas mõtlema sellele. Ja siis tagaistmetel, tagaustel oli ka siis need aknad ja siis me lihtsalt lõikasime välja need mis iganes värgid ja kleepisime need sinna. Need olid meil 24 tundi.
Need olid meil 24 tundi ja siis võtsime ära. Need olid meil 24/7 peal. Ehk siis me ehitasime selle sinna, et esiteks külmkappile ei paistaks päike peale, külmkapp ei saaks mingit retsi valgust. Nüüd ma õmbleks sinna kardinad, on ju. Aga tol hetkel me tegime ma arvan, see oli parem ikka. Ma arvan ka, et see oli parem. Lihtsalt väljanägemine ei olnud kõige ilusam, aga suva vaata. Suva. Nii et välja sa nägid autost ja autosse sisse nägi ainult eesaknad ja eesaken, on ju. Aga praegu mõtlen, on nagu Eestis ei tohiks elu sees niimoodi autoga ringi sõita ju. Võib ikka. Sul tohivad toonklaasid nii tumedad näiteks olla või? Et sa ei näe reaalselt ju sisse autosse. Kui sa sõidad, sa ei näe tagapeeglist välja. Ei, tagapeegel ei ole minu arust seadusega nagu, et sa pead nägema tagapeeglist välja. No ühesõnaga, mulle praegu just lõi pähe, et issand. Sest näiteks on ju olemas, see samamoodi nagu kui sa võtad meie vänn. Paljudel vännidel ei ole tagaustel isegi aknaid. Et ongi nagu täis metalluks. No vaata, kui pikk see on, sa ei näegi sealt välja selles mõttes. Igastahes, Seda ei saa näha, Igastahes minu arust ei olegi seda tarvis ja... No see oli üks asi, mida ma lihtsalt tahtsin öelda, et me tegime. Ja autos oli kindlasti... Isegi kui need aknad oleks seal, on mitte täis topitud, siis alguses, kui me lahkume, siis meie auto oli nii täis topitud asju, et seal vahet ei ole, kas seal akna peal oli kate või ei olnud, ma niikuinii akna. Sest lõpuks meil oli seal konstruktsiooni peal, meil ikkagi lae ja selle nagu sahtlite vahele ikkagi mingisugune vahe, meil oli plaanis sinna mingid asju panna. Ja meil oli mingi näiteks massaažitool, on ju. Väga vajalik, Hans ja Mai kinkist mulle sünnipäevaks. Aga see oli tol hetkel väga vajalik. Sa seda ei rääkinud eelmine osa või? Minu sünnipäevast ei rääkinud. Jah, sinu sünnipäevast. Issand, me peame sünnipäevadest rääkima, esimese aasta sünnipäevadest. Jah, see on meil täitsa rääkimata. Oota, räägime selle autoasja ära siis. Räägime autoasja ära. Nii, ja üliäge oli ehitada ja siis me läksimegi üks päev, ma mäletan, kui me panime kõik selle panime sinna autosse, ma mäletan, kuidas me kleepisime neid asju sinna, sina jukerdasid oma selle külmkapiga ja oligi valmis. Ja üks päev ma mäletan nii hästi, kui me sinna autosse istusime ja läksime oma esimesel tripile ja trip oligi meil plaanis siis Põhja-Queenslandis Bowenis me olime ja meil oli siis plaanis ülesse. Ja siis me tulime täitsa töölt ära. Et me ei teadnud üldse, mis saama hakkab, me teadsime, me tahame minna siis täiesti põhja reisida mööda ookeani äärt, idarannikut ja ainuke asi, mis me olime teinud, me olime kandideerinud veinikasse tööle, veinitehasesse. Tundus jube põnev asi või kõikidest farmitöödest, mis üldse tundus põnev või tol hetkel on ju, oli veinitehase töö, sest veini... See oli juba enne Eestis, enne kui me läksime, tundus see nagu... Et see oleks äge kogemus. Jah, lihtsalt õppida, kuidas veini tehakse ja see oli resto businessis töötanud varem, veini koolitustel asjadel käinud, tundus üldse väga põnev maailm ja see, et näha nagu otsast lõpuni seda protsessi tundus hästi põnev. Nii et sinna me olime kandideerinud tööle. Aga plaan oli lihtsalt tripima minna ja vaadata, mis saab, sest hooaeg pidi algama nagunii alles jaanuaris, järgmise aasta jaanuaris ja meie räägime hetkel siis umbes oktoobrikuust. Ja ma mäletan, et igastahes me hakkasime siis trippima põhja poole. Kas enne, kui me räägime nüüd, lähme trippima, kas me räägime oma sünnipäevad ära või? Mina räägime sünnipäevad kunagi hiljem. Ei, nüüd ma tahan rääkida sünnipäevadest. No räägime sünnipäevadest. Sa ütlesid niimoodi, mina tahan rääkida sünnipäevadest. No räägime siis sünnipäevadest. No sina olid kõige esimene, kellel oli sünnipäev. Minul oli Leidlis oli sünnipäev, ehk siis me olime veel Lõuna-Queenslandis minu sünnipäeva ajal. No aga kas ikkagi, ja selles mõttes seal nagu väga maakoht, kuskile väga minna ei olnud. Veits oli see, ma mäletan, et see oli siis 2020 aprill, et siis veits tegelikult vist oli see, et mingi üle 6 inimese, seal oli mingi 4 inimest võis külas olla äkki või, et seal ma mäletan mingid need naljad olid, kui meil oli barbecue, et oleme kõik siin illegaalid. Samas meil oli 3 elanikku on ju ja siis tuli mingi 4 külalist. Mingi hetk nägin neid pilte, ma ise mäletasin nagu, et ei olnud üldse inimesi, aga jumala palju oli inimesi. Jah, meil oli siis
me teadsime, et noh, me oleme sellistes kohtades, kuhugi meil minna ei ole, tegime üllatuse Maiga. Jaa. Kas see oli su kõige ägedam sünnipäev või? Mina küll ütleks, et ma ütleks, et see oli kindlasti kõige loovam. See kõlab nii nagu iga või nagu kuidagi, et sa pead midagi ütlema selle kohta, vaata. Ei, ma ei oska öelda. Ma olen hästi halva mäluga sünnipäevad osas. No ma räägin siis, mis me tegime su sünnipäeval. Ei, ma mäletan väga hästi. Okei, selles mõttes vist peab ütlema, et see oli kõige parem sünnipäev, sest et see on üks sünnipäev, mis on kõige erksamalt mulle meelde jäänud. Mul on ka, ja ma arvan, meil üldse see aasta me võtsime väga suurelt enda üksteise sünnipäevad ette, sest ma arvan, et see oligi kõige esimene kord, kui me kõik olime kodust eemal, nii kaugel, ja siin ju ümberringi sõpru meil ei olnud, ja siis me vist võtsime juba nagu sellepärast, ma arvan, selle hästi nagu suurelt ette, et meil oli ümberringi sõpru, on ju, kes kõik tuleks ja mitte, et enne oleks mingeid suuri sünnipäevapidusid korraldanud, aga noh, ikkagi kedagi ei ole peale selle, et me olime kolmekesi. Nii et ma mäletan jah, et Hans fännab Kossu, Orlandot. Ma olen pidanud õppima mingit, ma nagu sport ei tea midagi sellest, ei vaata, ei tea, ei kuule, ei näe. Aga ma olen pidanud mingid asjad ära õppima, et mis jalkameeskond, mis mina siis nii-öelda fännan, jutumärkides. Tähendab, ma fännangi. Ei ole jutumärkides. Ei ole jutumärkides, sorry. Ei. Reegel on selline, Brenda. Okay, no kui sind sport ei huvita, siis see on fine. Sport ei huvita, see on okei. Nii et Hans nüüd räägib seda, mis ma tegelikult rääkida tahtsin, nii et jah. Aga kuna sind sport ei huvita, siis sa ei tohi fännata kedagi teist välja arvatud minu meeskonnad. Jah, et me oleme perekonnaga, olen seal siis, et me oleme perekond, siis ma olen seal mingis... Orlandos neid. Orlando Magic. Väga õige. Ja siis jalka on karton. Jah. Sinine. Jah, mõlemad on sinised. Nii et hea lihtne nad meelde. Nii et nimed on meeles. Jah. Ma mäletan, mis see oli esimene aasta Bowenis või? Meil oli vist see, kas oli Halloweeni pidu või midagi me seal. Ja siis oli mingi siuke, et ma ei mäleta, kas me mingid lugusid kuulasime, ma ei tea, igastahes oli mingi petmise värk oli ja siis oli see, et Hans, kui sa petad, et siis ma võtan Orlandol pea maha. Siis ma ütlesin Brenda, et see on nagu korvpallimeeskond, et sa kogu meeskonnal ei saa pea maha võtta. Ma mäletan, kuidas te Maiga täiega naerstab, mis siis on, vaata. Aga see oli mingi pidu meil jälle, mingi kodus ise tegime ja värki ja siis seal midagi me rääkisime. Aga midagi me seal arutasime ja mina ei teadnud, ma ainult teadsin, et Hans on tulihingeline fänn oma Orlando ja mingite asjadega, et ainus asi, mida ma teadsin, millega ähvardada, siis ma selle Orlando välja mõtlesin, nii et ma mäletan ka seda, see nii naljakas, kuidas te nagu mõlemad kõhtkõveres naersite, mina aru ei saanud, kus nali oli, vaata. Nii et Orlandol võetakse pea maha, kui halvasti läheb. Nii et korvpall ja sport mulle üleüldiselt väga meeldib. Aga miks me üldse seda rääkisin? Sest, et mu sünnipäev. Jaa. Nii, ja siis sünnipäev. Nii, et me siis Hansule kinkisime Orlando bluusi. Jaa. Said sünnipäevaks mingi bluusi. Ja siis me mõtlesime, et teeme korvpalli teemalise sünnipäeva. Jah. Sest ikkagi, me oleme siin kogu aeg rääkinud, et COVIDit ei olnud, aga alguses ikka olid need mingisugused piirangud. No mingid asjad, aga ma ei mäleta, et see oleks nagu hullult mõjut, me pidime kodus neid sünnipäevi tegema. Sellepärast, et lihtsalt, aga kui ma mõtlen Leidli peale ja siis mõtlen Boweni peale, kus sa lähed seal? Selles mõttes sul ei olegi kuhugi minna, vaata. Kuigi Bowenis tegelikult mõni see mingi pubiresto oli, vaata, aga nagu ma ei tea, kui tore oleks sinna pubirestosse oma sünnal, ma ei tea, ma pigem jätaks minemata. Et see sünnipäev, mis te tegite, oli palju ägedam, vaata. Ei, absoluutselt, ei, samad sõnad ka minu sünnipäeva kohta, et ei, väga lahe oli. Nii et jah, me siis otsustasime, teeme korvpalli teemalise sünnipäeva, me kutsusime siis, me saime siis selle, kes siis eelmist episoodi kuulas, on ju, et meil oli siis see sõber advokaat, on ju, ja meie majaomanik ja siis tema poeg ja tema pojanaine. Nemad kõik tulid külla. Rodni käis ka, jah. Jah, see inimene, kes meid siis meie esimesel tripil aitas autoga välja, kui meil kütusse otsa. Ja kõik inimesed tulid asust läbi, me tegime kartulisalatit ja vana aja sükest Eesti grilli, toitu, grilli.
ja teema oligi siis korvpalli teema, kus me siis olime nagu teinud mingi fotobuudi, kus siis oli see mingi kisskaamera, vaata, tegelikult olime papist välja lõiganud, mingid südamed kleepinud jällegi, teen postituse selle kohta, kui leian need pildid, asjad üles, pärast ma praegu ütlen, vaata, siis pärast ma võtan siit välja need. Siis ma ei mäleta, meil oli igast ülilahedad asju, me ostsime mingid pisikesed korvid, siis me panime neid kuskile üles, teipisime mingi seina peale mingid kas need ei olnud pitsid või? Mis pitsid? Vist pitsid, kleepisime seina peale pitsid, siis pidid neid pisikesi mingi pingpongi palle sinna sisse viskama, siis vetsu minu arust panime mingi korvi, ühesõnaga terve maja oli mingisuguseid korvpalli asju täis, mida me ise nagu tegime. See on täpselt nagu, vaata, kui sa olid väike, kas sa vaatasid seda, mis selle saate nimi oli, see Extreme Makeover, see, kus nad seda maja täielikult ümber ehitasid, vaata, mingi pere kolis nädalaks ajaks ära. Ülilahe. Ja siis see sünnipäev oli täpselt siuke asi, nagu seal sarjas on see, et mingi küsitakse lapse käest, mis sulle meeldib? Korvpall meeldib, see ongi mingi voodi on korvpall, laud on korvpall, tool on korvpall, sein on korvpall, kõik on korvpall. Ehk siis see maja oli täpselt selline nagu kui keegi oleks Extreme Makeoveris öelnud, et talle meeldivad korvpallid või... Aga sulle nagu päriselt ka meeldis, vaata? Ei, see oli ja siis ma mäletan, et ühe seina me olime teinud niimoodi, et meil oli ka plakat, siis me olime alla mingi väga ulmelise skoori pannud ja siis üks oligi siis Eesti ja teine oli Orlando vist. Ei, seal oli vist lihtsalt kodumeeskond ja külalismeeskond oli vist. Võt hoopis nii. Ja siis me olime sinna toolid pand ja siis olime ühe Eesti särgi ja siis ühe Orlando särgi sinna pannud, vaata. Ja siis mina mäletan seda, et sa tegid sellest kõigest pilte ja panid Redditisse postituse ja see oli väga populaarne postitus. See oli väga populaarne. Mis sellest saanud on? Mine vaata. Kas sa leiad selle üles või? Jaa. See kõik toimus siis 2019 aastal. 2020 aprillis. Nii et mis meil on 2024 kohe saab läbi, on ju. Nii et... Nii sa pead nüüd täitma... Jah, et huvitav, mis sellest sai. Nii et minu meelest oli sul ülilahe sünnipäev, minu arust need inimesed lõpuks läksid ju ära. Läksid oma koju mingi hetk ja meie jäime ju 3 edasi pidutsema. Mäletan, et meil oli hästi pikk köögilaud ja siis minu arust me mängisime pingpongi oma köögilaua peal. Mäletate? Nii, jah, mäletan. No. Nii, see on siis 4 aastat või siis 4-5 aastat tagasi. Ja ma siis tegin postituse Orlando Magicu Sabreditisse ja siis inimesed soovivad õnne, ma mäletan. Ja siis minu lemmikkommentaar on... üks kommenteeris siis, et selle tüdrukuga pead abielluma, teadida, palju õnne. Nii et kõik soovisid... Aga vaata, seal oli see, et ei teinud ainult nagu mina, vaid Maiga tegime nagu 2 vaata, nii et pead mõlemaga abielluma või? Ei, no ma arvan ikka tüdruksõbraga peab abielluma, mitte tavalise sõbraga. Nii et kõik soovisid õnne ja kõik ütlesid, et mul on lahe tüdruksõber ja sõber. Millega olen nõus. Okei. Väga lahe. Nii et see ei ole enam aktiivne või midagi või? Mõtlesin, äkki on mingi läinud. Ei, 50 laiki. Aga ütleme niimoodi, Orlando Magicu grupis 50 laiki on, ei ole paha. Okay. Eriti 4 aastat tagasi oli see palju väiksem grupp, kui see nüüd on. Siis 50 laiki on... Jah, selles mõttes like ei ole enam teema ka, selles mõttes. Ma pole kunagi laikinud, nii et ma olen alati moekas olnud. Anti-like ei oled. Anti-like olen, jah. Aga jah, siuke sünnipäev, päris tore oli. Jah, väga tore. 6 aega hiljem oli minu sünnipäev, aga selleks hetkeks me olime juba läinud Bowenisse. Ja päris lahe sünnipäev oli mul. Oli. Ja minu arust kõigile me tegime sünnipäevad niimoodi, mis olid nagu mingid nende teemad, mis neile meeldis. Minu sünnipäeval oli flamingo oli teema. Jah. No ma mäletan, hommikul me käisime vist ookeani ääres. Ookeani ääres käisime, seal oli siis see, et ma olen kogu aeg olnud see, kes teeb pilte kõigest ja palun tee pilti ja teeme pilti ja Ja photoshoot siis oli. Meil oli hommikul photoshoot, kõige hommikul, kuna ma ei söö magusat väga. Ma ei tea, kas ma enam saan seda öelda, aga muidu enamik oma elus sain seda öelda.
või nagu tegelikult siiani ma söön väga kindlaid asju. Ma ei söö väga, enamik magustoite ma ei söö. Ma söön väga kindlaid asju. Ma ei tea, pähklišokolaad näiteks on ju ja bla bla, ma ei hakka praegu loetlema. Aga siis ma mäletan, mul oli nagu hommikul, kui tulite õnne soovima, siis olid roosad, need sõõrikud olid niimoodi hunnikusse pandud. Jaa, olid. Ja seal oli ka flamingo või midagi. Oli või? Flamingoga seotud. Ja siis meil Hansu sünnipäevast tekkis nii-öelda see, et hommikul üles, kui me ajasime hommikul sünnipäeva lapse ülesse, siis me keerasime rullist lahti sellise kirja, kus oli siis päeva nagu kiri, kus oli mingi palju õnne. Ja võib-olla siis mingid vihjed päevaks. Vihjed päevaks. Minu arust see oligi sinu sünnipäeval, mingi sinu lemmik, pane riided selga, sinu sünnal olid hommikul, Hans on pannkoogi fänn, on ja sinul olid pannkoogid hommikusöögiks. Jaa. Et seal, ma ei mäleta, mis seal kirjas täpselt oli, aga kuidagi jah, et umbes pane riidesse ja siis suundu kööki ja siis seal on sinu mingi lemmikasi, et ei olnud öeldud mis ja siis päeva jooksul veel selline asi, et mingid vihjed, aga jah, süge hästi äge kiri. Nii et minu sünnipäeval ma sain samasuguse. Jah, sa said ka kirja. Teistsugusega, et noh, tõuse ülesse, siis ma ei tea, sätti ennast valmis ja siis me lähme kodust välja. Nii et siis ma mäletan, me käisime ookeani ääres pildistamas, ma mäletan, me jõime mulli. Küll mingid snäkid huvitav fakt, et me jõime seda Deportoli mulli. Jaa. Mingid snäkid, ma ei mäleta, et snäkid oleks olnud. Ei olnud. No võib-olla ei olnud ka. Mulli, pildistasime ja siis me läksime koju ja siis, ma ei tea, ma pidin mingi aeg oma toas passima vist. Ja kas me tõesti teinud rohkem midagi too päev? Ma ei mäleta praegu, aga ei mäleta ka ise. Ja siis oligi, te sättisid, tegite seal midagi. Ma ei mäleta, mis ma tegema pidin. Ja ühel hetkel siis ma jälle pidin ennast valmis sättima, et noh, just kui õhtul lähme restorani, mingi selline vihje oli mulle antud ja siis ma vist silmad kinni, ma mäletan, te viisite mu rõdule, siis ma pidin rõdul olema. Siis te tulite rõdul, tõite mingi tervitusjoogi mulle ja siis oligi restoran Flamingo. Avas uksed meie suures toas ja ma ei olnud suures tuba midagi veel näinud, ma mäletan, seal oli fake menüü oli väljas ja siin oligi kirjutatud eelroog, pearoog ja magustoit ja need olid kõik need asjad, mis mulle ei meeldi. Mäletan, tegite fake menüü niimoodi ja et oligi Flamingo restoran, et siis võid siit lugeda, mis restoranis saad, mind jäeti siis sinna terrassile istuma, kuna te tegite ettevalmistusi. Ma ei mäleta, mis seal oli, aga seal oli nagu no see peaks olema sul pilt olemas. Mul on pilt kindlasti sellest olemas, jällegi panen ülesse, kui leian. Aga seal oli, midagi oli kooreses kastmes kindlasti ja siis äkki olid friikartulid ilma kastmeta või noh, mingid sellised asjad, mis noh, te teate, et ma ei söö või mul ei maitse, vaata. Siis ma oli ka mingi, mis asja, see oli mingi Flamingo ja niimoodi kuidagi kriitseldatud, vaata ka. Ja ühel hetkel siis noh, ma pidin silmad kinni panema ja siis noh, meil oli siuke suur terrass selliste klaasist akendega, ma mäletan, seal olid suured kardinad ka, siis tulid sealt kardinate vahelt tulin välja ja see suur tuba oli, reaalselt oligi restoran. Seal oli suur laud, valge laualiina, kõik oli üli fancy, me baar, Flamingo silt oli tehtud, tulukesed, küünlad. Küünlad olid nende karpide peal veel, vaata. Mis karpide? Mingi kammkarbi, need karbid olid meil. Ja väga ilus oli kõik. Ja siis ma istusin lauda ja siis meil oli 5 käiku toitu vist. Ja väga fancy toidud. Aasta aega me ei olnud näinud kuskil menüüs veisetartarri. Nad tegid ise veisetartarri. Nii et väga tore. Ja siis chillisime seal mingi pool õhtut. Ma sain, te kinkiste mulle kampsuni, ühe halli kampsuni, mis oli kadunud. Mul kadus ära hall kampsun varem. Ma jätsin kuskile motelli. Siis te kinkisite uue halli kampsuni mulle, sest mul iga kord, kui me läksime välja, siis ma mingi, minu ilus hall kampsun kadunud, vaata. Ja, okei. Seda ma ei mäletanud. Ja siis mina ei tea, chillisime, sõime, jõime. Ja siis ühel hetkel me jälle käisime terrassil. Tulime tagasi tuppa ja mina ei näinud seda, aga siis oli keset tuba oli siis massaažitool. Ja siis te naarisite veel, et ma arvasin, et ma saan sünnipäevaks lihtsalt kampsuni, vaata. Siis ma mingi, ma ei tea, sai kõik sellega, vaata. Nii et ma sain, Hans ja Mai kinkisid mulle sünnipäevaks massaažitooli. Mis on nagu ja sa elad ajutiselt teises riigis. See ei ole no okei, see ei ole päris see suur nagu massaaži tugitool, aga ikkagi ega ta pisika ka ei ole. No ma arvan, et jälle kuskil storydes asjades on näha seda massaažitooli, sest ma praegu vaatan see meil siin nurgas, nii et ta on meil alles. Ta trippis, ta on terve Austraalia meiega koos läbi trippinud. Kõik autod, vänid, igal pool oli seal kaasas meiega.
aga ma mäletan, et uskumatu, et me pole maha müünud seda. see on mu kingitus, ma ei müü seda maha. või nagu see on siuke asi, et see raha ei ole nagu väärt, vaata. Et nagu, ei, no mis iganes summaga ma selle maha müün, nagu see raha ei ole väärt seda, et ma saan mõni päev sinna istuda ja seda massaaži, vaata. jah. Aga no, ei no, ma lihtsalt mõtlen, et ma nagu müüsin näiteks ühe külmkapi maha, see oli liiga suur, aga massaažitooli kandsime ikka edasi kaasas. Ja seda küll, jah. Ma pidin korra poosi vahetama. Kus me jutt jäi? Sünnipäevad massaažitool. Massaažitool, jah. Nii et, aga ma mäletan, et me käisime, oligi võib-olla paar päeva enne, me käisime kuskil poes ja ma nägin seda massaažitooli ja siis ma hullult üritasin teile maha müüa seda, et palun ostame. Sellepärast, et noh, me olime nii, tegelikult ma rääkisin just maisiliinist, kuidas meil kõik me olime ülenisti teibitud, kõik kohad valusad, haiged, et see nagu poes, kui me istusime seal, see oli nii mõnus. Ja minu arust veel nagu Mai oli nõus, aga sina kuidagi ei tahtnud üldse nagu, et ei ole vaja ja mingi bla bla vaata, või siis teil juba oli see plaan? Sest minu arust oli jah, või noh, seal poes see plaan tekkis, see oli mingi nädal või 2 enne minu arust sinu sünnipäeva, oli niimoodi, et seal saidki nagu proovida seda tooli seal siis ja siis sa proovisid, sulle räigelt meeldis ja siis me olimegi korra mingi, kuule äkki see ja siis sa mingi, kuulge, aga äkki ikka ostame selle nagu ja siis me mingi ei osta. Jah. Ja ta oli ka ikkagi selles mõttes, et ta ei olnud odav, et see oligi, ostame 3 peale, vaata, jumala norm ja mingi siuke, nii et ja siis jah, päris hea, minu arust iga õhtu, kui me maisiliinilt koju tulime, käisime seal massaažitoolis kordamööda. Nii et jah. Nii et sinu... Nii et oli väga tore kink. Absoluutselt. Ja siis 2 nädalat peale sinu sünnipäeva, Mai sünnipäev. Jah, meil kõigil nii järjestikku. Meil oli jah, siuke 1,5 kuud kõva pidu panemist järjest. Ehk siis... Mai sünnipäeval me jällegi oma Boweni imelisel rõdul, kus nägi ka ookeani, tegime brunchi, väga rikkaliku brunchi. See oli nii äge jälle, täiesti, kuidas saab ühest nagu kodust luua nii palju erinevaid asju, et me ju viisime selle suure laua, viisime õue. Ja siis see nagu ookeani, see briis, ookeani tuul, mis tuli täpselt siuke brunchi see ja samamoodi jälle värvilisest paberist olime brunchi välja lõiganud, selle riputasime ja meil oli ma ei tea 25 inimesele süüa vist. Ei no vähemalt seal... lõhe, croissandid, kõike puuviljad. Mul Brenda selle sünnipäevaga tuleb veel meelde see, et eelmine õhtu me Maiga valmistasime seal asju, et ja minu arust kas õhtusöögil ei olnud, oli see laimi toorjustukook on Brenda lemmik ja siis pidime õhtusöögil tegema seda ja ega me Maiga nagu retsepti ei vaadanud ja siis me käisime poes, ostsime sünnipäeva seal õhtusöögiks asju ja siis laimi toorjuustukoogiks me ostsime laimi, toorjuustu ja siis noh, need põhjaks seda küpsiseid ka vaata ja kõik. Et me mõtlesime, laimi toorjuustukook, me teadsime, et küpsisi põhi on ka. Toorjuust ja küpsis. Jah, aga ei tuli välja, et on palju rohkem asju vaja, pidime järgmine päev uuesti poodi minema. Nii et... ma ei kujuta, te ikka pidite hullult kokkama ja möllama seal, sest nagu... Ja ei olnud lihtsalt mingid suvakad toidud, vaata. Ei, see oli lahe. Nii et jah, ja Mai, see on suht standard, eriti minul ja Brendal, et me teeme alati nagu tervele armeele süüa või kuidagi, teeme väikse snäkivaagna ja siis on snäkivaagna on 10 inimese jaoks. No ja, aga seal on vaata see ka, et aga ma ju tahan brunchil, ma tahan erinevaid asju. Ma ei saa võtta ainult puuvilja mingi, ma ei tea, lõhe ja croissanti, seal peab olema salatid, mingid ahjuroad olid meil veel. Meil olid ahjuroad, pliinid, me tegime pliine ise, kalamarjaga. Jah, croissandid, puuvilja valik oli mingi metsik, on ja. Ja siis meil oli mitu erinevaid jooki. Ja siis oli see mingid limonaadid, mahlad, siuke, ikka meil oli seal elamises oli meil ikka päris suur köögisaar. Köögisaar, siuke lett ja minu arust ta läks natuke niimoodi külje peale ka veel, mis oli täiesti fullis. See oli täielikult, see oli jah, Nii et ei, see oli ka mega lahe ja siis Mai sünnipäeval
õhtul, kuna kinkisime Maile veel AirPodsid ja Mai oli sinu läpakas käinud, Mai teadis, vaata, me jäime vahele sellega jäime vahele või? Ja ta teadis, aga ta ei tahtnud öelda meile, ta lõpuks tunnistas minu meelest üles. Tunnistas, jah. Ma ei tea, kas sul oli läpakas kuskil lahti või ta korra käis su läpakas midagi, mingi värk oli igal juhul, et sul jäi see aken lahti, sest me veel veits kahtlustasime, kas ta nägi või ei näinud. Et sa teadsid, et sul jäi mingi asi lahti, vaata. Vist oli, aga jah, igal juhul, noh, selles mõttes oli see brunch. Jah, siis ma mäleta jälle, mis me päeval tegime. Me pakkisime brunchilt, pakkisime mingid asjad kaasa ja siis me läksime, jällegi Põu on nii väike koht, aga nii palju erinevaid kohti, kuhu minna, vaata, olid hästi ilusad. Siis me läksime sinna mäe otsa, kus nägi seda väikest saart ja nii edasi, nii et siis me tegime seal brunch vol 2 ookeani mingi vaatega. Kuigi meil oli kodus ka veits ookeani vaade, aga seal oli siis selline mäe otsas. Hästi tore oli seal, ma mäletan ka. Ja siis oligi, kuna Maile meeldib teater, siis me tegime oma teatrietenduse. Ja noh, Maile lihtsalt ei meeldi teater, vaid Mai on õppinud ja kõik teatriga seonduvad asjad on tema teema. Ma täpselt nüüd ei tea, mis see eriala on. Ma ei tea ka. Teatroloogia. Ma ei täpselt ei tea. Aga... Nii et jah, meil oli teatrietendus oli õhtul. Ja me tegimegi ju, jah, meil oli vaata need tugitoolid või diivan oli meil seal ka selline, vaata, kus sa said jalad niimoodi panna. Kõik kohad mäletan. Mitte teatris päriselt niimoodi oleks, aga... Meil oli väga mugav teater ja me saime kasutada ka või neid brunchi asju, aga ma mäletan, me olime reaalselt teinud teatrisse, tegimegi kartulisalatit ja me mäletame, panime ka nagu teatris need veidrad kausikesed on, vaata, et me panime need kausikestesse. Aga meil küll oli nagu 10 inimesele, minu arust toit oli hommikust järgi, aga minu arust teatris oli nagu uued asjad. Midagi me kasutasime hommikust ka. Ei, mingid asju jah, aga teatris oli ikkagi mingi 3 erinevat kooki. Ja teatris olid seal mingi vahuvein või väike mingi konjak või... Täpselt need asjad, mis teatris olema peavad, on teatrikohvikus, et seal paari letti me sättisimegi kõik teatriks valmis, aga selles mõttes, et järgmised terve nädal me saime seda toitu süüa, et midagi me ära ei viska ja selles mõttes on nagu, võib-olla mõnikord lähme selle toiduvärgiga natukene liiale, aga see on tore, see on lõbus ja mulle meeldib, kui mul on valikut ja tähtis on, et ei raiskaks toitu ja asju ja me alati tarbime selle ära ja tegelikult nendest kõikidest toitudest, mis siis jääb järgi, saab järgmisel päeval täiesti mingeid uusi asju teha. Ei, absoluutselt. Et lõhest saab teha lõhepirukaid ja igast erinevaid asju, nii et me midagi ära ei visanud, aga jah, õhtul meil oli siis, ta pidi ju välja nägema ka nagu teatrikohvik. Ja mäletan, me istusime, me tassisime selle diivani veel keset tuba, me vaatasime telekas, siis ma ei tea, kus sa leidsid mingi päris teatri YouTube'ist? Ja. No me vaatasime seda vana head ja Armastus 3 apelsini vastu vaatasime. Seda vaatasime ja minu arust oli ka, kus on, see oli mingi tuu-tuu-tuu-tuu tulemast teatrisse. Mingi 10 minuti pärast algab etendus. Ja, kõik telefonid ära. Ja, mingi siukse asja. Nii et ei, meil oli... Ja siis oli vahepaus, kus me läksimegi oma sinna köögisaarele kohvikusse. Ja siis sai teater läbi ja siis algas Aarete jaht ju. Jah, see oli Aarete jaht veel. Siis me jälle mööbeldasime kõik ümber, teatriasjad koristasime ära ja siis algas Mehhiko, kas oli Mehhiko pidu või? No võib vist öelda Mehhiko pidu. Mingi sombrerod olid meil, erinevad ananassid, flamingod. Jah, ma tegin ananassid ja siis ma tegin mingid kokteilid. Meil olidki ananassid ja kokteilid ja sealt tuli, kõik, mis see ette kujutad, siis Mehhiko selline, kus on need suured mütsid, sombrerod ja kõik need asjad. Ja siis oli ka minu arust vihje. Sombrero. Sombrero. Sombrero on söögikoht. See on see söögikoht. Sombrero muideks Aussis väga-väga hea söögikoht, see on siuke kiirsöögikoht, mis on nagu ala Hess ja Hess ei ole siin mingid mäkid ja need asjad, aga see on tervislik söögikoht, see on väga maitsev, poule soovitan täiega. See on see Sombrero. Aga ja siis minu arust saigi Mai sai vihje, et ta peab siis minema ja panema ennast mingi... Ma ei teagi, mis vihje ta sai, aga Mai sai väga hästi oma vihjest aru. Troopiliselt äkki oli. Ja sellepärast, et tal oli see kollane kleit, ma mäletan, ja siis tal olid need mingid tekiila prillid. Ma ei tea, kus ta need sai, aga minu arust ta tuli nende tekiila prillidega juba sinna peole, vaata. Ja siis me muutsime kõik ära jälle ja panimegi igale poole mingid ananassid ja mingid värgid-särgid ja siis meil oli siis tekiila pidu nii öelda, sest ja kõigepealt oli Mail Aarete jaht.
siis ta pidi selle tekiila üles leidma, vaata, me peitsime selle ära ja siis me käisime erinevates kohtades. Ma ei mäleta, kuidas see oli, mingi asi oli naljakas, kus kohas oli mingi osade vendade WC. See oli see, kus linnud käisid vist. Ja ei, see oli see viimane vihje, kuidas leida üles see aare, oli minu arust, et osad käivad seal vetsus ja sellega saab raha teha. Sellepärast, et meie taara oli seal samas kohas, kus mingid linnud käisid chillimas ja siis nad kakasid meie taarakasti peale. Ja siis seal nurgas oli see kuidagi peidus ja siis see vihje vist oli midagi sellist et osad käivad seal vetsus ja seal saab raha teenida või midagi sellist. Ja midagi oligi, ma mäletan nendel, kui me käisime maisiliinil tööl, siis mitte kunagi ei olnud seal istuda õues kuskil, kui oli smoko pausiaeg, siis me käisime oma matkatoolidega. Mulle meeldib, et meil on alati lahendused sellega. Muidugi, meil ei ole ühtegi probleemi. Meil on lahendused. Mõtle lihtsalt, et kuskile minna, midagi on mingi, seal ei ole mingi seda, teist või kolma. Ma isegi ei viitsi mõelda sellele, et kuskil ei ole mingi pinki või mingit asja, kui ma tulen 3 tundi, olen seisnud kuskil liinil, mul on oma tooli vaja. Ja ma mäletan, et iga hommiku me tulime autost, igaüks võttis oma tooli kaasa ja me panimegi sinna puu alla oma 3 tooli. Ja niimoodi me siis käisime. Ma tean, mingi aeg keegi kuskil istus, aga selles mõttes kõik teadsid, et need on meie toolid. Nii et kui meie tulime, siis meie läksime oma toolide peale. Ja midagi oli nende toolidega ka seoses, ma mäletan, et me panime sinna tooli vahele mingi vihje. Aga igal juhul väga äge. Nii et siis õhtu oli jälle siuke väike pidu meil. Väike tekiila. Mäletan veel, et me tegime perega tegime samal ajal veel õhtul kõne. Meeleolukas. Nii et hoolimata sellest, et perest ja sõpradest väga kaugel ja lisaks veel erinevad mingisugused COVID-i piirangud ja võib-olla mingid kohad on kinni, mis iganes, siis olid väga meeleolukad sünnipäevad aastal 2020. Olid tõesti, nagu ma arvan, need jäävad eluks ajaks meelde. Absoluutselt. Need on väga lõbusad. Ma arvan, et mul on juba siit podcastist mingi 7 postitust, nii et olge valmis. Brenda hakkab tulistama homme. Me peame need sinna panema, need on nii ägedad. Ei, absoluutselt. Kõik need vanad, mind isiklikult hästi huvitab see, et ma usun, et sul on pilt sellest nii-öelda võltsmenüüst. Ma hirmestaks teada, mis toidud seal võltsmenüüs olid. Aga jah. Sest tegelikult see aasta sünnipäeval ju Hans tegi Flamingo tagasituleku. Flamingo tegi comebacki see aasta. Nii et see aasta ma sain veel Flamingo restoranis käia. No hei, monteerija Hans jälle siin. Nagu viimasel ajal kombeks, siis läksime Brendaga natukene hoogu ja rääkisime jube kaua, nii et otsustasime siin selleks korraks osale kriipsu joone alla tõmmata ja jätkame järgmine nädal täpselt siit samast, aga seniks alati kirjutage, joonistage meile brendahans.austraalias@gmail.com või kirjutage Instagrami brendahans.austraalias ja juba kuuleme, näeme, vaatame teiega koos järgmine nädal. Tšauki, tšau!